Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus. Tere head kuulajad, käes on 29. jaanuar Geeniuse digisaaden teiega koos Glenn Pilvre, Meelis Väljamäe ja Hans Lõugasega. Ja millest me täna räägime? Me räägime esiteks ebameeldivast eluosast, see on hinnatõus, kuidas ta hiilib meile üha lähemale ja igal rindel läheneb. Siis anname välja mõned nutikamad auhinnad verbaalselt ägedate Facebooki pettuste eest, mis liiguvad ringi. Räägime sellest, kuidas Apple lõpuks avab oma lähivälja side uutele makselahendustele Apple Pay kõrval ja saates pikemalt täna, kuidas vaadata head telekat ägedalt ekraanilt. No nii, hakkame siis võib-olla selles hinnatõusu teemast peale, see ebameeldiv, aga vajalik ära katta. Jaanuaris tulid inimestele arved eelmise kuu kommunaal- ja sideteenuste eest, veebruaris tulevad uue kuu eest. Tähendab, nüüd siis juba tulevad selle kuu eest, kus on uus käibemaksu määr, aga käibemaksus pole ainult asi. Hinda tõstetakse ka muudel põhjustel selleks, et paremat teenust pakkuda. Telia oli siis see, kes tegi otsa lahti ja alustas ennekõike sealt alumiste trepiastmete pealt, ehk siis hinnatõus on näiteks selline, et Telia TV minipakett, ennem oli 7,11 eurot, mis ilmselt vaadati, et see on kuidagi selline, ei ole ümar number, on 8 eurot nüüd, aastas siis üle 10 euro rohkem. Ei, ikka ülespoole ümardune. Salvestamine, ennem oli seal 5 eurot ja mõned sendid peale, kuna uue käibemaksu määra tõttu. Ja see tõuseb 5 eurolt 7 peale. Pole üldse nagu väike hinnatõus. Isegi mingisugune 30% või rohkem. Ja aastas maksad siis 23 eurot juurde. Kellel on kodus olnud väga väikse kiirusega internetipakett, 10 megabitti sekundis allalaadimist, üleslaadimist, selle kiirus tõstetakse 20 peale. Mis oleks tore, aga hind tõuseb 16 euro pealt 19 euro peale, aastas jälle 30 eurot juurde. Nii et Telia korrastab oma hinnakirja, tõstab kiirused, mis on tore ja need, kes on seni tahtnud läbi ajada vähesega, maksavad kõvasti nüüd rohkem. Ja nüüd ma võib-olla ütlen midagi ebapopulaarset, et võib-olla see Telia hinnatõus nagu väga nagu ei loegi. Palun nüüd vaielge mulle vastu, aga miks ma seda ütlen on see, et kui juba võtta koju internetiühendus, siis sul on kodus ilmselt rohkem kui üks tarbija, inimesed elavad hulganisti koos ja siis sul ei olegi 10 või 20 kiirusega paketti, vaid sul on 100 või 150. Ja nende hinnad on need jamad. Kui sul on võimalik seda saada, sest et minu näiteks maal ongi niimoodi, et kuigi on asula, ehk siis nagu mitte isegi küla või Alevik, aga seal on endiselt siis vist VDSL on praegu see tehnoloogia ka vana telefoniliini pidi ja minust 20 megabitti ongi see kõige suurem allaadmiskiir, mida on üldse pakuvad seal, nii et. Jah, ma tean, kohe kui ma ütlesin need sõnad, ma tundsin palju inimeste viha koondumas. Digitaalne lõhe on täitsa reaalne. Aga võib-olla, mida ma tahan öelda on see, et kelle vähegi valikut on, kui sul on kodus vähegi rohkem tarbimiskohti, kus on palju erinevaid striimimis võimalusi ja teenuseid, siis on 100 ja rohkem megabitti sekundis on nagu mõistlik võtta ja vähem, aga sa saad soodsamalt parema ühenduse üle mobiilside. Aga kaks muret on. Üks asi on muidugi see, et just see mobiilside võrdlus, eks ole, et tegelikult ka seal on ikkagi see konkurents selline, et ega tegelikult konkurentsi on vähe ja kõik hinnad lähevad järjest kallimaks kõigil operaatoritel ja siis normaalse hinna saab ainult siis, kui sa ähvarad ära minna, eks ole, mobiili puhul on see lihtne, kaabli puhul on see niimoodi, et kui sul näiteks nagu mul või kuskil maakohas oled, kus sul ei ole kuhugi minna, siis sa lihtsalt ei saagi oma operaatori levelda, et kuulge, et ma nüüd läksin ja need paremat pakkumist küsida. Ja teine see ongi see, et ma vaatasin ka muidu, mina olin kunagi aastaid tagasi STV klient, kes pakkus nagu päris hea hinna ja omaduste suhtega internetiteenust ja oli ka piisavalt kvaliteetne, ma sellepärast nende juurde läksin, et see oli lihtsalt nagu tõesti hea hinna kvaliteedi suhtega ja kui sa praegu vaatad hindu, siis isegi nendel väiksemate tegijad on nagu STV, aga need hinnad tegelikult siin Telia või Elisa omast eriti erinevad, kõigi hinnad on nagu kalliks läinud, sest et on võimalik tõsta ja rääkimata sellest, millest me oleme siin korduvalt varem rääkinud, et
naabritel, eriti Lätis ja Leedus, aga tegelikult ka Soomes on hinnad päris tihti palju paremad kui meil, eks ole, et see ja sinna ka me nagu väga midagi teha ei saa. Aga üks asi, mida ma nagu mobiilsides on, ma üritan vahele sekkuda selle väitega, et mobiilsides meil on asjad paremad, kuna mobiilinumbri liikumine on võimalik lihtne, sa saad teha, kui sa tahad kvaliteeti, mida iganes see tähendab, inimene tahab mingi kindlalt brändi helistust, sul on võimalik jääda ühe operaatorile, kui sa tahad hinda, siis sul on võimalik lihtsalt liikuda. Püsi või fix ühenduse puhul on see nagu saad lõksust tihti. Üks selline kaval asi, mis tegelikult on Telial, mida nad hoolega müüvad ja mis ongi niisugune nagu paratamatu lisaomadus minu arust enamus inimeste või paljud inimeste, kes telekanalid vaatavad, on see salvestuse funktsioon, sest et 7 eurot on tegelikult juba selline hind, mille eest sa saad mingisuguse arvestatava voogedastusteenuse, Apple TV Plussi või Disney Plussi või mõne muu sellise asja, eks ole, Prime Video, et korraliku sisu pakkuma selle, aga sellest ei saa nagu lihtsalt loobuda ka, kuna Eestis on õnneks veel võimalik selle teenuse abil reklaame vahel jätta, eks ole, ja reklaame on ikkagi niivõrd palju, et enamus inimesi pigem maksab 7 eurot ära, kui hakkab neid reklaame vaatama, kes Eesti kanaleid vaatavad, et siin ongi valik, et kas sa vaatad vähe Eesti kanaleid ja loobud sellest salvestusest või sa siis võtad mingisuguse välismaise teenuse sama raha eest või sa siis maksad selle salvestusteenuse eest, et saaks reklaame edasi kerida. No siin üldiselt ikkagi võiks kogu selle pika jutu, mis mitte kusagil ei vii, jälle võtta kokku sellega, et kuna Eestis neid pakkujaid ongi nii vähe, siis see, et need, kellel on täna kodus Telia, need suure tõenäosusega lihtsalt natukene kasutavad 4-tähelisi sõnu, maksavad rohkem ja elu läheb edasi. Need, kellel on Elisa, teevad täpselt seda sama, et inimesed on selles mõttes oma harjumuste ohvrid ja ka laisad. Keegi ei viitsi hakata omal mingisuguseid modemeid ja kaablid mehi koju kutsuma ja välja vahetama ja siis uurima, et kas nüüd see tuleb siia oluga, et seda tegelikult ju võiks teha. Et ma ise ka praegu mõtlen, et miks mitte, et äkki peaks võtma Telia, aga teistpidi või vastupidi need, kellel on Elisa võtma, või kellel on Telia võtma Elisa ja vastupidi. Aga ma ütleks, et seal on ka natuke selline vahe, et küsimus ei ole isegi ainult hinnas, et nad on ka sisuliselt, mitte nüüd väga erinevad, aga nad on nagu erinevad väga paljudes aspektides, millest üks on ka näiteks kasutusmugavus. Et endiselt ma nagu väidaksin, et need, kes on siis eelnevad Starmani kasutajad, hakkavad kohe kasutama neid samu 4-tähelisi sõnu, kui nad peavad Telia kasutajaliidesega kokku puutuma ja vastupidi. Et seal on ka nii suur erinevus, kuidas saavad nagu tegelikult põhimõtteliselt samad teenused olla vormistatud nii erineva kasutajaliidesega, sest mul on erinevates kohtades erinevad liitumised siin, kus ma liiklen, ütleme niimoodi, ja siis iga kord ma ikkagi imestan, kuidas nad on suutnud lahendada mõned asjad. Mulle tundub põlise Starmani kasutajana, kuivõrd ebaloogiliselt saab üldse asju teha Telia puhul, aga ma saan tegelikult aru, et ilmselt kui sa oled algusest peale seal Telia maailmas nagu olnud kõrvadeni sees, siis sulle ilmselt tundub see vastupidi. Eks on harjumise asi, aga ma tahtsin just öelda, et ma olen kasutanud kõigi 3, kuigi tõesti Teliat kõige rohkem ja Elisat ja Go3 siis ka ja mina julgeks küll arvata, et Telia nad on kõvasti läinud vaeva selle kasutussõbralikust tegemisega, see on hetkel ikkagi kõige sellise tehnikavõhiku inimesele kõige sõbralikum lähenemine. Jah, aga mõnes mõttes see ei loe, sest sinu näide on, et sa oled kõiki proovinud, on nagu ebatüüpiline. Just. Pigem on nutikas see, et sa harjud ära ühe kasutajaliidesega ja sa ei taha vahetada. Ükskõik, kas sa harjud A, B või C-ga, jood Pepsit, Kokat või siis mis iganes 3. must limonaad on. Aga see tegelikult on ka tegelikult suur innovatsioonipidur, nii paljudes kohtas me teame, et näiteks ei Apple ega Google ei taha iOS või Androidi väga palju uusi muudatusi tuua, sellepärast, et kui inimestel on ikka ikoon on teise koha peal või teist värvis kohe paanika, eks ole, et see kasutusharjumuse jõud on väga-väga suur. Ja seda on veel kord ikkagi öelda, et seda on raske, seda on keeruline, seda on tülikas lihtsalt vahetada, et kui me räägime siin täpselt sellest kodusest teenusest ja need inimesed, kes televiisorid ikkagi tarbivad, tõsi ilmselt nende inimeste hulk ajas mõnevõrra võib-olla väheneb, aga kuniks see hulk ikkagi on, siis on seda tülikas teha ja selle varjus tegelikult eks lõpuks paneb nii-öelda turgu inimeste makse jõud selle paika, et kui kõik Telia kliendid hakkaksid streikima, et siis võib-olla midagi muutuks. Aga nagu näha, me oleme piisavalt laisad. Me maksame need väikesed, võib-olla siis mitte nii väikesed protsentuaalselt, aga mõneeurosed asjad lihtsalt kinni ja nii ongi, et see on see koht, kus tuleb siis tasakaal leida, kes maksab, kes läheb ära ja et võib-olla mõistlik olekski siin proovida siis ka oma kodust
teenuse paketi vahetada ja mine sa tea, äkki tuleb parem pakkumine, kui seda teha. Kui see on võimalik, siis küll, jah. Harjumus on halb asi, tuleb sellest lahti repida ja võid võita. Omaette küsimus, millest pikalt peatuma ei hakka täna, on see, et milliseid seadmeid erinevad operaatorid pakuvad, kui head või halvad nad on ja kui palju renti nad nendest küsivad, eks ole, või kas nad pakuvad selle võimalust oma seadme sinna süsteemide lülitada. Väga õige, aga ma tahtsin sujuvalt minna järgmise uudise Killu juurde, mis mõnes ka samas diskussioonis on, et võib-olla sa loobud sellest TV mini paketist, mis nüüd maksab on ju sulle aastas 10 eurot rohkem ja salvestamisest ja võtad Netflixi, aga mida teeb Netflix? Ma arvan, et seal ei ole ka midagi head Eestis oodata, kuigi praegu tuli uudis siis selle kohta, et mitmes riigis nad tõid sisse kõige soodsamana reklaamidega paketi. Vaatad Netflixi ja vaatad reklaami täpselt nagu televiisor. Siis, kui sa soovid reklaamidest loobuda, võtad kõige soodsama basic paketi. Ja nüüd uudis on siis selles, et see basic pakett kaotati ära, ehk reklaamivaba Netflix tõuseb siin juba näiteks $12 pealt $15. Hinnatõus on nagu päris terav. Mis on Eestis olukord? 8 eurot kuus on see basic pakett, mis on meil veel alles. Me oleme nii väike turg, et meil sellised katsetusi ei tehti, aga mul on siuke halb eelaimdus selle aasta kohta, et ega me ka puutumata ei jää, et 8 eurot reklaamivaba Netflixi eest Eestis ei saa aasta lõpuks, ma kahtlustan. Ja Netflix on ju viimase aasta-paari jooksul nii palju hinda tõstnud, et see vahe 2 aasta taguse ajaga praktiliselt 2 korda, eks ole. Ja nemad ei ole ainsad, et see reklaam tuleb igale poole, mis mulle üldse ei meeldi, mis on väga halb. Ka Amazon Prime Video hakkab näitama selle aasta vist märtsist või aprillist mingist hetkest reklaame ja see on praegu seal Prime paketi sees see videoteenus, eks ole, tasuta kõigi jaoks, kes juba nii Prime eest maksavad. Siin Eestis vähem, kuna meil Prime teenust ei pakuta, aga Lääne-Euroopas ja Ameerikas kindlasti. Aga nüüd on siis see, et need samad kasutajad hakkavad nägema reklaame, kui see reklaam ei taha, pead $3 või $3 siis juurde maksma, eks ole. Nii et ja ilmselt teised teevad sama asja, et see kaabeldelevisioon tuleb tagasi, kus sa maksad reklaamide eest ja samal ajal maksad kuutasu ka. No Eestis ikkagi Netflixi hind küll tõsi, seni on suhteliselt muutumatuna püsinud. See 8 eurot on ikkagi olnud väga see ongi kahtlaselt pikalt nagu hirmu ära olnud. Aga ma selle paketi kohta ei oska öelda, aga ma tean seda, et see kõige kangem pakett, kus on 4 vaataja kohta ja 4K, selle hind on muutunud Eestis muideks vähem, jah, meil on päris hea hinnaga, aga Ameerikas on see hind muutunud 2 aastaga 12 eurost 23 peale, nii et selles mõttes hind on tõusnud täpselt 2 korda. Nad on seda jupikaupa muutnud. Seal Netflixi peakorteri Exceli tabelis on see Eesti nii väikese reana kirjas, nad pole viitsinud vaadata, et kui sa tõstad Eestisse hinna 2-kordseks, siis Netflixi käibest 0,001% muutub midagi. Ja huvitav on aga iseenesest see, et nad on nii suure turujõuga, et minu kõik ennustused, mis Netflixis saab, on läinud vastu taevast. Nimelt ma olen päris kindel, et kui nad toovad selle reklaami sisse ja lisaks tõstavad kõvasti hinda ja blokeerivad kõvasti neid kasutajate jagamisi, mida nad alguses lubasid, eks ole, siis nende kasutamine kukub kolinal ja väga paljud inimesed lähevad Netflixist ära, aga tuleb välja, et seda ei ole juhtunud, vastupidi, et nende kasutarv järjest suureneb, nii et see valem, mida nad on teinud või arvutused on tegelikult õiged olnud ja nad on väga targad seal oma kasutajate hõivamisel. Ja kes aktsiaturgu jälgib, näeb, et Netflixil läheb börsil väga hästi ja hinnatõus on ja kõik on väga rahul sellega, nii et tegelikult ikkagi räägitakse. Meie maksame kinni selle hästi minemise. Tundub, et see hästi minemine on veel ka selle poolest hästi läinud, et kõik see asi lõpuks läheb sinna maane, kus teistel konkurentidel läheb halvemini ja tegelikult teatavasti mõned aastad tagasi tegi iga endast lugupidav filmi ja sariõiguste omanik endale oma streaming teenus Ameerikas ja üritas ka Euroopas neid eksportida. Ja tundub, et see aasta on ikkagi see aasta, kus mõned neist pildid kotti panevad või siis liituvad ja ühtlasi ka see trend on muutumas, kus ju Netflixil oli kunagi väga hea valik ja siis hakati ära võtmas kõik need samad õiguste omanikud tahtsid oma kanalisse saada neid enda sarju, eks ole, ja siis vähemalt Ameerikas hakati Netflixi käest väga palju filme sarju ära võtma ja enda kanalitesse tooma. Euroopas on asi meil vähe parem, kuna meil siin ikkagi palju siis asju ei pakuta, siis üritatakse kuskiltki see raha kas Netflixi kaudu kätte saada, aga nüüd tundub, et Netflix on sõlminud hunnik uusi lepingu nende samade tegijatega vanemate sarjade ja filmide Netflixi tagasi toomiseks, ehk siis nad on selle küüru ka edukalt üle eladud. Elab hästi küll, jah. No Eesti on olnud muidugi erinevate uuringute põhjal, mis
vist on suhteliselt sama tulemust näidanud ka piraatluse osakaalus muide kogu aeg suhteliselt eesreas, nii et ega Eesti inimene on ikkagi selles nutikast, on tulnud sellisest süsteemist, et kui midagi on tema jaoks liiga kallis ja see on intellektuaalne omand, siis võib seda vabalt varastada. õige, rehepapp ikka tööl. Jaa, just, et see tähendab ka seda, et igasugused Netflixid ja muud sellised teenused, ega meie regioon on täpselt selline koht, et siit ei teeni palju raha, aga võib juhtuda, et kui sa siit ka küsid raha, siis inimestele tulevad meelde, et tegelikult on võimalik ju filme saada tasuta, kui olla nutikas. Ka mina olen kuulnud, et see piraatlus on nagu ka meil natukene uuesti tagastunud tänu sellele, et need hinnad tõusevad järjest ja majandus läheb kehvemaks. Aga mujal maailmas on see veel hullem, et kõik just see sama fragmenteeritus ja see Netflixi parooli jagamise keelustamine ja kõik see tegelikult on Ameerikas ja Lääne-Euroopas ja eriti Ameerikas tõstnud oluliselt piraatluse nagu sellist populaarsust uuesti, kuigi see on keerulisem, kui ta vanasti oli, aga ta ikkagi on võimalik. Ehk siis tegelikult nende streaming platvormide turule tulek tegelikult vähendas piraatlust päris korralikult ja ikkagi nagu väga korralikult. Ja nüüd need igasugused piirangud ja hinnamuutused vastupidi on selle tagasi toonud, et see võib-olla on koht, kus need õigustomanikud ja voogedastusfirmad võiksid õppida. No see on tasakaal, mida otsitakse sellises igavases tsüklis on ju. Aga vaatame edasi, kui pärast Teliale maksmist ja Netflixile maksmist on raha veel alles jäänud, siis on siin mõned nutikad viisid, kuidas sellest veel ilma jääda. Facebooki pettuste kaudu 2 huvitavat asja jagada. Esimene on, mis lavib maailmas rohkem, on siis sellisel moel, et keegi saadab sulle Messengeriga kirja, sõnumi või siis Facebookist postituse väga dramaatilises stiilis, et ma ei suuda uskuda, et meie lähedane tuttav on nüüd kadunud. Lingil on uudis, et saatuslikus autoavariis keegi hukkus ja sinna klikkides avaneb siis kui võlts uudiste leht, mis palub maksumüürist möödapääsemiseks sisse logida Facebooki kontoga. Niimoodi logid, et sa paned oma päris Facebooki kasutaja nime ja parooli, mis on siis labane andmepüük. Ja väga paljud lähevad selle emotsionaalselt haarava püügiga kaasa, see õnge otsas rippuv kraam on nii hea, et sinna on neid andmepüüke juhtumeid väga palju. Ega see läheb täpselt sinna samasse rubriiki ikkagi nagu kõik need ka senised pettused nagu on olnud stiilis, et vaata ennast seal videos või vaata mind seal videos või näe, ma ei teadnudki, et sa oled selle koha peal. Aga nüüd on siuke eriti dramaatiline, et surm. No, just, aga no ikkagi see päädib nagu sellega, et see nüüd ei tähenda, et kui sa kohe sinna liigi peale klikid, siis piltlikult sul juba arvuti imeb sinu rahakotti enda sisse, vaid ikkagi see eeldab seda, et sa pead neid andmeid sisestama, ehk et siin nagu see moraal on selle koha peal, kus igasuguste andmete sisestamine kusagile ei ole mõistlik mõte, isegi siis seda mitte teha, kui sa tunned mingit väga suurt kihku või survet, et ai, mis seal taga on, et tegelikult seal taga ei olegi muud, kui keegi tahab neid sinu andmeid lihtsalt saada kätte. Ja teine viis, kuidas saada andmeid kätte, mis on nagu kohaliku väikse sellise puudutusega tehtud ja väga nutikas, et Tallinna lennujaam, mitte siis Tallinna lennujaam, aga kuulake mu hääldust, Lennart Meri Tallinna lennujaama. Et Tallinna lennujaama pakub siis sellist teadet, et get kohver koos pagasiga vaid 2,99 eest. Get kohver. Vastavalt eeskirjadele peab lennujaam siis kadunud pagasi hävitama 6 kuu jooksul, aga Tallinna lennujaama on otsustanud müüa need kohvrid maa 3 euro eest ja saada kõik üksikasjad ja osaleda tuleb klõpsida nupule, vastata paarile küsimusele ja sa saad selle kohvri. Ja muidugi on selle postituse kommentaarides siis sellised inimesed, kelle nimi on, kuidas ma ütlen, näiteks Zita Bodnarne kirjutab puhtus eesti keeles, et see on maailma parim asi, mis ma tegin ja siis on foto sellisest üliilusasti pakitud kohvrist. No, see on lõbus vähemalt, kui ma loodan, et tõesti keegi sinna ei kliki ja sellega tõsiselt ei võta. Aga samal ajal see on iseenesest ju äriidee, no see ei ole üldse paha, et kui sul on ikkagi kohvrid, mis on juba piltlikult läheksid prügikasti, miks siis mitte tõesti müüa ja mis võiks olla veel huvitavam kui osta kellegi kohver ja mine sa tea, mis asju seal kõike võib ju sees olla peale hambaharjade
ja muude vahendite, et see tundub iseenesest jaburalt nutikas ja samal ajal ka tõesti lõbus idee, et iseenesest Tallinna lennujaama võiks selle peale ju mõelda, et mitte üldse skämmina, et hetkel ikkagi ma saan aru, et kui need tahate seda kohvrit sealt osta, siis Helsingi lennujaama, Riia lennujaama, kõik lennujaamad võiksid get kohver teha, mängu teha. Aga ühesõnaga, et praegu see meie jutu sisu on see, et kahjuks ikkagi sellist võimalust veel ei ole, et kahjuks te neid kohvreid päriselt ei saa osta, et parimal juhul te lihtsalt jääte rahast ilma, aga kellegi hambapastat koos kohvriga ta ikkagi ei saa. No aga siiski, kui ütleme, Teliale on makstud, siis on Netflixile makstud, nüüd on lennujaamale on makstud selle kohvri eest ja raha on ikka veel alles, siis on nüüd veel üks uus võimalus seda kulutada. Tahate osta 5 euro eest latet või 8 euro eest vastlakuklit, mida kindlasti ka saab Tallinnast siin nüüd enne vastlapäeva. Apple'il on nimelt selline väike oluline muudatus. Pikemat aega on Euroopa Liit hoidnud Apple'i juhtkonnal sõrmi sahtli vahel ja pigistanud seda sahtlit täie jõuga kinni, kuni lõpuks juhtkond ütles. Ikka väga pikka aega tegelikult, ütleme algusest peale. Algusest peale on olnud sellest, aga ei ole 5 aastat. Ei ole piisavalt pigistatud ja nüüd uudis on siis selles, et Apple soostub siis Euroopa Liidu nõudmisega ja avab oma tehnoloogia selleks, et iPhone'iga saaks kasutada muid lähiväljamakse lahendusi peale Apple Pay. Mis need võiks olla? Pangad ja kindlasti tahaks siis sellise asjaga tegeleda nii-öelda makselahenduste pakkujad, et mis mul kohe pähe tuleb siin meie piirkonnas Revolut, Curve, mitte Everepay, mis see leedukate suur on, kes ka üritab makselahendusi pakkuda. Ühesõnaga sellised, Everepay äkki. Et ühesõnaga, et neid selliseid nii-öelda, kas või meie oma Wise, eks ole, et selliseid makselahendusi pakkujaid, kes tahaksid seda teha, on kindlasti on. Teine asi on see, et kas enam nad turule pääsevad ja tegelikult võib-olla ka ei oleks nad pääsenud varem, sest et ikkagi see sisseehitatud asjade muidugi mugavus ja selline võlu on täiesti olemas, sest tegelikult ka mina olen selle teema läbinud, et kuna tehnikuvõilis inimesena meeldib asju testida, siis ka ma kasutasin enne seda, kui Androidiga telefonidele tuli Google Pay Eestis, kasutasin ma SEB makseid, eks ole, nad pakkusid oma äpis Androidile makseid ja Apple'is nad ei saanud seda teha, eks ole, ja nüüd siis võib-olla saaksid. Ja Swedbank pakub samamoodi, mõned mõlemad pakuvad siiamaani, aga niipea kui Google Pay turule tuli, nii ma liigutasin ikkagi selle põhimakse, panin oma seebi ja kaardi sinna Google Pay'sse kasutan seda, sest esiteks sellega ma saan kellaga maksta, teiseks ma saan, see toimub kiiremini, see toimub kaugemalt, see on mugavam, siin saab olla mitme pangakaardid, eks ole, ja lisaks sellele saad sa ka panna erinevaid kliendikaarti ja asju, nii et eks näeb. Aga iseenesest on hea, et vähemalt nii kaugel on jõutud, et selline Apple'i tegelikult mõttetu müür on siis murtud. Me veel ei tea, millal see juhtub, sest et praegu on siis Euroopa Komisjon saanud Apple'i poolt ametliku pakkumise kirjeldused, kuidas nad seda teeksid ja see pannakse nüüd siis nende pankade ja makselahenduse pakkujate ja siis muude firmade, kes selle pakkumist huvitatud oleksid poolt nii-öelda hääletusele või kogutakse kommentaare, et mida veel tuleks nõuda Apple'i poolt, et nad muudaksid või kas kõik on sellega nõus, mida Apple pakub. Ja siis ilmselt kuskil siin selle aasta jooksul ka need väravad avanevad. Aga ma arvan, et tegelikult praktikas keegi kasutama väga jääb. Vaat see ongi see koht, kus mina peaksin ütlema, näed, et kui Meelis kasutab rõõmsalt Google Pay'd, siis minul enamikus kohtades Google Pay ei toimi. Miks? Ja see on hea küsimus, sest ta ütleb, et tekkis tõrge. Et kui ma tahan näiteks SEB rakendusest lisada, muide, mida pakub mul SEB äpp, ta pakubki, et kas ma ei tahaks oma kaarte kasutada nüüd läbi Google Pay ja ütleb, et palun tee seda. Ja siis, kui ma teen seda, siis tekib tõrge. Ja peale seda, kui tõrge on ära tekkinud, siis ma ütlen selle kohta mõne lõbusa sõna ja kasutan jälle edasi SEB äppi, mis on juba ja mis toimib. Nii et selle koha peal on ilmselt minul mingi personaalne tõrge, et millegi pärast minu pangakaardid sinna Google Pay'sse mitte kuidagi ei moondu. Ja äkki sul pole raha. Aga praktilisem küsimus on see, et lihtsalt mind huvitab, kas sa oled ka proovinud sama kaardiga mõnda teist telefoni või vastupidi sama telefoniga mõnda teise pangakaarti?
See läks nüüd väga keeruliseks, et no võib-olla ongi see koht, et kui ma nüüd iPhone'i peaksin mingil põhjusel saama või ostma, et siis noh, ma saaks ka kasutada võib-olla potentsiaalselt edasi veel SEB äppi siis ka iPhone'is, kui see võimalus näiteks tuleks. Ehk et tegelikult minu segase jutu mõte loomulikult oli see, et kui tõesti eraldi teenusepakkujad tahavad seda nüüd integreerida, siis sellised minusugused gerondid, kellel on tõrge, saavad seda kasutada, aga loomulikult kõik teised edumeelsed inimesed on ammu kolinud üle juba sellistele laiemalt levinud platvormidele, kus siis tõrget ei ole. Ma arvan, et isegi kui tõrget sul ei oleks, siis muutus tegelikult ei pruugi midagi tähendada sel põhjusel, et ütleme, et ma olen siis moodsa Wise'i või Revoluti või mingi neopanga kasutaja, kõik raha on seal ja nüüd Apple'i telefoni kaudu ma saaks teha viipemakse oma sealt äpist. Küsimus on selles, et on üksikud sellised early adopterid, kes seda kasutaks, aga suurema massi jaoks on vaja mul usaldust, et see makse võetakse ka vastu. Ja te ei kujuta ju ette, kuidas on igas kassas oleks siis iga 10 äpi kleepsud, et siin toetatud WisePay, RevolutPay, mingi N26 Pay ja nii edasi. Aga Apple ja Google'i brändid on lihtsalt nii suured, et noh, need suudavad seda kasutajate põhimassi enda küljes hoida. Arvan, et sa eksid. Miks? Et sa arvad, et tuleb 10 erinevat kleepsu ja kõigil on äpid, kõik kasutavad ja inimesed näevad, et ma saan seda. Tuleb üks kleeps, see kleepsu sõda toimib ainult Ameerikas, ehk siis Ameerikas on päriselt niimoodi, et sul on Apple Pay kleeps ja Google Play kleeps ja muud asjad. Mitmes Eesti poest need kleeps näinud on. Meil on lihtsalt maksa viipemaksega ja tegelikult mõlemad nii Apple Pay kui Google Pay kui ka kõik teised toetavad ja peavad seadusjärgi minu teada või mingit regulatsioonid järgi toetama konkreetselt Euroopas sertifitseeritud makselahendust viipemaksete jaoks, mille on siis minu teada Mastercard ja Visa välja töötanud või keegi nendest. Ja see töötab ja piisab sellest, kui sul on see selliste lainetega ikoon, eks ole, seal kassas ja kui sul on viipemaksega telefon, samamoodi töötab näiteks Huawei telefonid Curve'iga Eesti poodides täiesti edukalt, kuigi ta töötab küll, aga see oleks väga tore, kui inimesed oleks niivõrd julged ja see, ütleme sellist tõrget ei oleks ja nad teaks kõiki standardeid, aga ma lihtsalt olen nagu skeptiline, et meie suguseid on palju. Oma keelus jutu nagu selgituseks tahtsin lihtsalt öelda, tuua sellise näite, et kui me rääkisime kleepsudest ja sellest, kas on 10 kleepekat, et täpselt samamoodi on ju see, et paljude poodide ukste peal on see, et sa saad maksta Visaga ja Mastercardiga ja ma ei tea, võib-olla mõnes kohas American Expressiga ja noh, paljud meist või paljud inimestest on kunagi vaadanud neid kleepekaid, nad teavad, et poodides saab piipekaardiga või kaardiga maksta, nad maksavad, et samamoodi on see, et sa vaatad neid kleepse siis, kui sul on American Express raha, kui kellelgi ei ole ja kuskil ei saa ja otsad, kas siin saab ja kui mul on nüüd Revolut Pay telefonis, kas ma saan Revolut Pay'ga teil maksta, vabandust, kleepsu ju ei ole, selles on see tõrge, mida ma näen. Regulatsioonide eesmärk ongi see, et vahet pole, kas on Revolut Pay või on Apple Pay või Google Pay või on SEB või Swedbank, kui on viipemakse toega telefon, siis viipemakse töötab ja inimene pea muretsema. Ja see tegelikult on üsna hästi praegu töötab. Siiski ütleks ma veel selle meie pika jutu lõpetuseks, et igal juhul ka need inimesed, kellel viipemaksed ja kõik suurepäraselt töötavad, et kui nad päris ilma kaartideta ringi käivad, ma täiesti tunnustan neid, sest et mul on ikkagi juhtunud seda mingite aastate lõikes, mitte tihti, aga on ka olnud neid kordi, kus see terminal ja viipemakse, neil ongi üks suur tõrge. Ja ma olen saanud sealt läbi ainult kaardiga. Ehk et ma olen ikkagi pistnud kaardi sisse, et tegelikult enamasti ma ei kasuta kaarte, aga mul on nad alati taskus. Nii et me oleme ikkagi täna maailmas, kus paratamatult see tõrge võib tabada ja siis ikkagi... Mida sa ütled, kas järgmiseks räägid, et sularaha peaks kaasas kandma? Tundub küll nii vist. Sest muidu juhtub see, et äkki pank saab teada, mida sa ostad, aga tegelikult on see, et minul on samamoodi, ma olen käinud ilma kaardita ja see küsimus on selles, et kui ma välja lähen, siis kas ma ilmselt tean, mida ma kavatsen osta, et kui mu summa on suurem kui see seadusjärgi piiriks olev 50 €, kus on vaja pinni, eks ole, siis ma võib-olla ilmselt kaardi igaks just kaasa. Kui summa on väiksem, siis seda limiiti muide. Sa saad viipemaksega maksta üle 100. 150 vist Eestis. Sa saad tõsta seda üle 100, kui sa tahad oma äpist panga poolt nii-öelda. Point on lihtsalt selles, et kui mul on telefon ja kell ja telefonis võib-olla mitu erinevat virtuaalset kaarti, siis ma ei ole veel kogenud seda, et seda nagu see ei õnnestuks ja tõenäoliselt see ostu oleks selles juhul nii väike, et võib-olla see ei olekski tähtis, et ma ilmselt riideid või autot väga tihti ei osta niimoodi impulsi ostunud telefoniga, kui mu kaarti kaasas pole. Ei vaidle, minul on juhtunud seda, ütleme, et tegelikult see kett, kus mul on juhtunud, on tegelikult Prisma, mitte et ma tahaks kuidagi nimeliselt halba öelda. Prismas juhtub igasuguseid asju.
aga seal on olnud mul lihtsalt selliseid olukordi, kus ilmselt ma oleks võib-olla mingi uuesti reinstalleerimise ja igasuguse nikerdamisega saanud ka selle viipemakse toimima, aga paraku on seal olukord selline, et kui sa näitad sellele terminalile seda viipemakset ja siis on mingisugune tõrge. Ta ütleb sulle, et sisesta PIN-kood ja PIN-koodi sul ei ole. Ei, ta ütleb mulle, et kutsu teenindaja, siis tuleb teenindaja, teeb reseti selle mingisugusele asjale, läheb hopsti kohe minema. Ja kui ma nüüd uuesti proovin, siis tekib jälle tõrge ja mul tuleb jälle kiri, kutsu teenindaja ja ma vajutan jälle sellele nupule, ehk et see ring võtab paratamatult nii palju aega, et mul on palju lihtsam võtta see kaart, pista see sinna pilusse, tooks seda koodi ära minna. Et see on lihtsalt minu konkreetne use case, et see on ka selles poes lahendatud nii, et sa pead igal sammul kutsuma teenindaja. Aga teenindaja ei istu ja ei vaata seal üle õla. Ta tuleb korraks kohale, vajutab sinna reset nupule ja tõmbab kohe leebet jälle. Nii et selles valguses lihtsalt tähendab see seda, mitte et sa ei saaks ilmselt teha, aga sinu elu on mõnel juhul oluliselt kergem, kui sul see olemas on ja muidugi oleks võib-olla elu ka mõnel juhul kergem, kui sul on isegi sularaha taskus. Olgu, et see võib tulla tõesti naljakas, et nii see on. Okei, ühesõnaga oluline muudatus, mis tegelikult võib-olla praktilist efekti ei anna. Ei tea, eks siis ootame näeme. Kulge, aga meil on siis veel rääkida sellest, et Glenn, sina oled vaadanud telekaid palju. Ja... No oleme jälle vaatasin, jah. Vaatasid telekad, mida sa vaatasid telekast? Ma isiklikus elus on jäänud minul telekas nagu täiesti tahaplaanile, et see on nii kummaline olnud, et varem ma ikkagi proovisin seda mõnikord vaadata, vähemalt selliseid Eesti päevakajalisi saateid, aga nüüd ma olen juba leidnud ennast üle aasta olukorrast, kus ma seda enam ei tee ja seetõttu olin ma kohe üllatunud, kui ma läksin vaatama ilusaid ja uusi televiisoreid poodi, kui ilusad ja suured ja uued ja värvilised nad kõik on ja siis mul tekkis nagu mõte, et äkki ma peaksin koju ühe sellised viima, aga siis ma mõtlesin natuke edasi, et aga millal ma seda viimati siis kodus vaatasin. Mitte, et mul ei oleks kodus televiisorit, seal siiski on televiisor ja enamasti on selle hõivanud laps, kes vaatab sealt multifilme liiga kaua. Aga need televiisorid siis, mida ma praegu poes vaatasin, liigituvad OLED-ideks ja sellise keskmise hinnaklassi televiisorid, mitte siis need kõige kallimad OLED-id. Juba me oleme täna sellises maailmas, kus meil ei ole enam isegi kõige kallimad OLED-id, vaid meil on mingi valik neid OLED-e. Mis mõttes, et OLED-id võivad ka odavad olla, tahad öelda või mis? No tuleb nii välja, jah. Muide see üldse ka hämmastas mind järjekordselt, et kui siin me kogu aeg räägime hinnatõusudest ja kellel tõuseb rohkem ja vähem, et seda, kellel ei tõuse nagu ei olekski, siis tegelikult OLED-ide hinnad muide on pigem langenud ja isegi vaatasin teatavaid statistilisi näitajaid ja nii on, et ilmselt ikkagi see tehnoloogia levik on nii palju muljet avaldanud või mõju avaldanud, et veel aasta-paar tagasi naljalt sellist korralikku OLED telekat 65 dollist alla 2000 euro ei ostnud, aga täna pigem on vastupidi, et enamik nendest telekatest, mis siis sinna võrdlusse nüüd jõudsid, maksid nad kõik alla 2000, 1600, 700 oli kõige odavam mudel LG-lt ja tõsi Sonyl oli hind ikkagi üle 2. Need on siis 65 dolli. 65 dolli just, et mina ikkagi seni elasin nagu sellises maailmas enda arvates, kus ma teadsin, et OLED televiisor, eriti 65 dolline, maksab nagu mingit hingehinda, aga pigem mitte, et telerid on üldse läinud nagu odavaks meie kõikide muude asjade ja teenuste taustal, ma julgeks lausa nii öelda. Inimesed ei taha palju maksta, et ma toon teile suhteliselt hea näite siia vahele, et kui praegu maksab see klient Eestis olnud 65 dolline teler sellise, ütleme keskmise brutopalga Eestis või umbes niimoodi, eks ole sinna 1600 ja 2000 vahele, siis aastal julgeks öelda 2000, kui mina tegelesin veel telerite selliste asjade müügiga, siis kõige kangem Philipsi 36 dolline matchline, mis tollal oli kõige suurem ekraan, mida võimalik osta oli, maksis 56 000 krooni ja keskmine palk oli siis ka alla 2000 krooni. Nii et võite arvuta, kui suur suhte vahe on. Ja inimesed ostsid neid kusjuures, mitte palju kostab siiski. Just, nii et see nagu tähendab täna seda, et telekas võiks olla nagu pigem selline leivakõrvane asi juba, et see hind on nii palju langenud. Nii et ühesõnaga, see sissejuhatus võiks siis tähendada seda, et kui te mingisugusel ebaselgel põhjusel tahate ikkagi vaadata televiisorit, siis tasub täiesti võtta nüüd küll OLED teler, sest et OLED telerid on ilusa pildiga. Sain ma teada. No aga see on ju vana uudis, sest OLED on, ütleme,
kui sa ei otsi lihtsalt hinda telekas, siis on esimene soovitus vaadata ekraani tehnoloogiat OLED ja siis vaatad juba kasutajaliides ja kõik muu, aga OLED kui selline on lollikindel valik, kas on nii? Ei, no ta on lollikindel valik absoluutselt, et selles mõttes nagu pildi mõttes tõesti ega noh, OLED-i puhul, miks ta siis hea on, need samad vanad asjad, et OLED on siis päris must, kui telekas on must, kui seal parajasti ühtegi valgust kribu ei ole, siis see piksel seal taga ei helenda, mis tähendab, et tubastes tingimustes, kus ei ole siis väga valge reeglina, on väga hea kontrast, eks ole, sest OLED teleritel must on absoluutselt must, mis tähendab, et ükskõik kui vähe hele see pilt on, kontrast on sisuliselt lõpmatu, mis tähendab ju alati kõige mustema ja kõige heledama koha suhet. Et see teeb juba OLED telerist väga hea pildiga telerit. Teistpidi muidugi, ega see teler endiselt ei pääse mööda meil täna sellisest pilditöötlusest ja kõigest sellest metsikust tarkvarakogusest, mis siis seda manipuleerib eest, tagant ja igalt poolt alates siis nii resolutsioonist kui ka vahekaadrite tekitamisest ja kõigest. Nii et nagu endiselt, kui sa vaatad ikkagi sellist kehvema signaaliga sisendit, milleks pahatihti ka kvalifitseerub meie telekanalite sisu, mitte et nad kuidagi sihilikult seda toodaksid, aga ikkagi see ei ole enamasti selline 4K HDR, siis telekad väga palju näevad vaeva, et muuta see pilt siis ilusamaks, vähemalt selliseks nagu paneeli resolutsiooni võimaldab. Ja seal ikkagi teatavaid erisusi loomulikult on, aga see on nagu rohkem siuke maitse asi. Teine aspekt on siis tõesti see, et kui keda huvitab siis nagu väga see värvikamma selline standardiseeritus või vastavus nendele normidele, et seal võid ka mõõta piltlikult ennast segi peast, et see oleks ülitäpne, et mis on siis see õige värv ja mis ei ole. Ja see enamasti siis juba mõjub tõesti hea kvaliteediga sisu puhul, noh, milleks siis täna me saamegi nimetada HDR sisu ehk siis 4K ja HDR. Nii et siin nagu need astmed täna sisuliselt, kus me siis nagu telepildiga opereerime, ongi siis see HD ja Full HD, mis on siis see nii-öelda tavaline kõrglahutusega pilt ja siis on sellest aste kõrgem on siis juba siis HDR dünaamikaga pilt, mille resolutsioon on siis 4K ja mida näeb siis täna ainult streamingutes. Et see pildi kvaliteet, mis siis sellest 4K HDR sisust tuleb OLED telerite ekraanil, on tõesti märkimisväärselt ilus ja kõik need 4 telerit, noh need 4, kes meil OLED tootjatest täna Eestis saadaval on, Euronixist jällegi kõik need telerid tulid. No siis väga tuntud nimed kõik, Sony, Philips, LG, Samsung. See on väga huvitav tegelikult aspekt, et ikka 4 suurt domineerivad ja kui minna nüüd lihtsalt odavat ja head telekat otsima, tõesti hinna peale välja, siis Hisense on siin hiinlastelt teinud nagu sellist odava otsa, lihtsalt head lollikindlat suvila telekat. Kas Hisense'il ei ole OLEDis siis üldse midagi? On, aga praegu hetkel ei ole vist pakkumis, kuna nende hinna omaduste suhe kipub olema kehvem, siis nad peavad samamoodi ostma seda paneeli ikkagi LG või Samsungi käest ja neil on ka see tarkvara osa siin Eesti äppide puhul on kehv ja siis kui juhtub see, et see hind saab olema kallim kui näiteks LG enda oma puhul, siis pole mõtet pakkuda, eks oleks, keegi seda ei osta. Kui hind oleks kõvasti odavam nagu Hisense'i LCD teleriti puhul, siis oleks seal mõte. Ja no täna on olukord, kus vähemalt Euronixi litil seda Hisense'i telekat OLEDina ei olnud ja täpselt need 4 olid ja nendest 4 siis 3 on LG toodetud paneel. Tõsi küll siis nii-öelda see natukene, noh, kuidas ma ütlen, nagu vanemat tüüpi paneel või see LG EX seeria ja odavamat tüüpi, mis siis tähendab oma olemuselt, et tegemist on siis valge, noh, nii-öelda white OLED, et valge LED OLED paneeliga, kus siis värvifiltritega tekitatakse need värvid, et see tehnoloogiline erinevus nüüd on mõnevõrra võib-olla oluline just kui vaatad Samsungit, kes toodab enda paneeli ja Samsung on täna siis pakkumas sellist hübriidi kvanttäpist ja OLEDist, et see tähendab seda, et kui teistel siis valgelt summutatakse värvifiltritega ja siis Samsungil OLED kiirgab tegelikult sinist valgust ja siis nende imepäraste kvanttäppidega siis nende spektrit teisendatakse vastavalt siis punaseks ja roheliseks, mis tähendab seda, et valgust ei summutata ja seetõttu Samsungi paneel tõsi on heledam ja on ka kasutegurlikum või energiaefektiivsem. Et see väike erinevus tuli välja sellistest absoluutmõõtmistest küll, et tõepoolest Samsungi paneel näitas
erakordset eredust, et seal maksimaalne nagu nittides number, mis sealt tuli, oli 1600-700 peaaegu, kui kõikidel teistel jäi ta ikkagi sinna 1000 pluss kanti. Aga samas tasub nüüd siin ka meenutada, ega see 1000 pluss on ka väga hea number, sest et teadupärast siis miks see heledus üldse on oluline. Üks asi on muidugi see, et heledus võib olla oluline see, kui sa vaatad juhuslikult päikese käest telekat. Aga teine punkt, kus ta on siis oluline, on just see HDR või laiendatud dünaamikaga sisu, mille puhul siis mõõdetaksegi nagu maksimumheledust, mida see standard siis oma nittides suudab nii-öelda välja anda. Ja see kõige tavalisem, mis siin levinud on HDR 10 oli see, kui ma ei eksi, siis selle puhul ongi see 1000 nitti. 10 plussi puhul on see juba 4000 nitti ja Dolby Visioni puhul on see juba teoreetiliselt 10 000 nitti. Aga olgem ausad, et ega tubastes oludes nüüd on sellest 1000-st ka ausalt küll ja veel, sest et see on ikkagi väga ere, et kui need nitid praegu midagi ei ütle, siis samadest numbritest me oleme rääkinud ka ju telefoni ekraanide kontekstis ja siin parimatel on ka juba 1000 pluss ja isegi rohkem. Ja kui te teleka või telefoni ekraani heleduse põhja keerate ja nüüd kujutate ette, et telekas on täpselt sama ere hämaras toas, siis see erinevus on ikkagi väga, väga suur. Nii et ütleme siis see HDR selline tavaline sisu võiks või ütleme siis see kõige selline, ma ei taha jälle kasutada sõna halvem, aga selline kõige minimaalselt nõuetele vastav HDR sisu puhul siis teleril võiks olla võimeline kuvama vähemalt 1000 nitist heledust. Siis see tähendab justkui seda, et standardile kohased heleduse diapasooni suudab see teler kuvada ja kõik need OLED telerid tegelikult seda tegid. Küll aga tuleb öelda, et seal oli naljakas erinevus tekib selle koha pealt, kui palju pinda on hele. Ehk et kui teleri ekraanist on seal ainult mingi mõni protsent, siis tuleb see 1000 pluss nitti välja, aga nii kui hakkab see pind ikkagi minema suuremaks, siis tegelikult maksimumvalge, kui on puhas suusaülekanne ja lund sajab, siis tegelikult ka need OLED telerid ei suutnud kuvada rohkem kui seal isegi 150-200 nitist heledust. Nii et selle koha pealt nad kõik langetavad seda väga, väga palju. Aga kui me räägime ka värvidest, siis täpselt samamoodi nagu Samsung kõige heledam, siis Samsung ka kõige värvilisem. Nii et seesama kvanttäpi tehnoloogia võimaldab ka neid värvi sügavuse või siis kuidas me siis ütleme, värvi nagu puhtust hoida suuremana, et kui tavalise valge OLED-i puhul kipub siis nende filtrite puhul, kui ekraan on tõesti väga hele, siis just kui värvid muutuvad siukseks, kuidas ma ütlen, luitunuks natukene, siis Samsungi värvid tõesti olid ka erakordselt suure ereduse puhul erakordselt värvilised, aga jällegi need on sellised äärmused, et tihtipeale, kui me kodus vaatame telekat, siis me ei tahagi võib-olla, et see pilt oleks ülimalt kirgas ja ülimalt värviline. Võib-olla tahaksimegi, et see on natukene selline tagasihoidlikum ja sõbralikum. Nii et see nüüd ei tähenda sugugi, et sellest jutust mul jääb nüüd mulje, et siis Samsungi teler seljatas kõik need ülejäänud 4 või 3 konkurenti. Et pigem seal on aspekte on nagu rohkem, ehk pilditöötlus on siis see endiselt Philipsi pilditöötlus, võib-olla ma olen kallutatud, aga mulle tundub see endiselt kõige sümpaatsem. Olgugi, et Philipsi värvid ei olnud kõige täpsemad, et värvi mõttes olid kõige täpsemad LG ja oligi see vist Samsung, kes nagu nii-öelda siis kõige standardsemad suutsid värvi kuvada, aga Philips tegi natuke kõik asjad soojemaks, vähemalt ilma reguleerimata. Et muide siin kohe jälle võib kiiresti vaheldada, et kõikide telerite pilte saab ju reguleerida väga suures ulatuses ja kõik toetasid ka autokalibratsiooni võimalust, mis on siis Calmin on siuke firma, mis pakub lausa neid kalibraatoreid, mida sa ühendad telefoniga, teleriga ja siis sa saad selle pildi nagu kalibreerida täiesti kohe nagu slotina sinna mällu, et väga täpselt siis konkreetse eksemplari puhul. Et selles mõttes kõikide telerite pilte saad nagu seadistada väga peensusteni, aga kui sa lihtsalt võtad teleri karbist välja, paned lupsti käima, siis Philipsi pildis on sellised nagu soo ja too, need on siuke meeldiv, et Sony puhul oli täpselt vastupidi, et Sony kippus olema siuke jahedam, natukene kohati see niisugune imelik sinipunakas. Et siukseid kummalisi varjundeid oli seal, aga jällegi kõike saad nagu ära reguleerida, et selles mõttes ei tasu nagu jääda jälle sellesse kinni, et ühe pilt on nüüd väga kehva ja teisel ei ole. Pigem on see, et mis pilt siis nagu karbist võttes tuleb.
et selle koha pealt Philips oli väga tore ja Philipsi kasuks muidugi räägib alati see Ambilight, mis endiselt on Philipsil väga tore ja kuhu nad olid keeranud veel juurde igasugust toredust, et seal on võimalik ka siis unerežiim Ambilightiga justkui siis telefon või telefon kogu aeg on, ma räägime telefonidest nii palju, et ma just kasutan sõna telefoni iga asja kohta, et siis telekas mahendab sul seda magama jäädes siis seda valgust, saad seal reguleerida, kas ta on sul ookeani sahinaga või lõkkeprakinaga või no ühesõnaga sellist toredat lisafunktsionaalsust selle Ambilightiga koos Philips oli ka juurde pannud ja noh, kui sa oled harjunud selle Ambilightiga, siis noh, tekibki alati see tunne, et ükskõik mis telekat sa vaatad, et jälle sihuke väga erapoolik arvamus, et kui sa tahad ju seda omadust, siis lõpuks ei olegi sul mitte midagi muud võtta. Et see, neid kohti, mille baasil sa siis nagu otsustaks, ongi nii palju erinevaid, et kas see on siis opsüsteem, on see mingisugune muu välimus, no välimus tänapäeval on kõigil suhteliselt ühesugune, on see võib-olla heli, on see mingi Ambilight, et mis on see põhiline kriteerium, miks sa just siis valid mingisuguse televiisori, et helist muide ka võib paar sõna rääkida. Alati on telerite heli olnud halb, aga võib-olla ma ei ole neid nii ammu testinud, et nüüd see ei tundunud enam väga halb. Et kõik need suured telerid kõlasid üllatavalt hästi ja eriti hästi kõlas Samsungi teler kohe nagu täitsa uskumatult hästi, noh võiks isegi öelda, et sellise kehvema soundbari või ribakõlari juba nagu võrdluses peaaegu sama hästi. Ja Sony teler on ju juba mingid ajad või Sony on kasutanud seda ekraani kõlari paneeli tehnoloogiat, mis tähendab seda, et Sony puhul siis ekraan on jagatud nagu 3 tsooniks ja võngub ehk et ekraan ise on nagu kõlar. Ja see tähendab seda, et sul nagu ettepoole suunatud heli jaoks siis ei ole vaja mingit eraldi elementi, vaid ekraan ongi see element. Ja noh, ma ei tea, kas see siis teoreetiliselt ja praktiliselt see jutt kõik peab paika, aga igal juhul Sony heli oli tõesti väga hästi fookuses just nimelt, et sa nagu kuulsidki seda dialoogi, mis tuli ekraani keskelt, see tuli tõepoolest ekraani keskelt. Ja seal isegi ka bassid olid olemas, basse küll see ekraan siis ei mängi, selleks on ikkagi seal siis mingi bassikõlar, mis kusagil seal telefoni või teleri taga on. Aga igal juhul see Sony ekraanitehnoloogia ka on, et ei ole selline lihtsalt jutuks hea küll, et see täitsa töötab ja kui sa paned Sony telekale juurde ribakõlari või soundbari, siis on võimalik ka kasutada Sony seda enda teleri ekraani siis veel koos selle soundbariga, nii et soundbar mängib sulle siis sealt võib-olla mingit paremat stereoheli või mis iganes Dolby Atmost ja kiirgab kusagile ja mängib rohkem basse ja teleri ekraan siis veel tekitab sellise teatava suunatud heli võimalusi. Nii et heli pool üllatavalt hea, küll LG puhul ma mäletan ka seda ühest vanemast telekatestist, et LG-l on aktiivne see AI heli. See oli erakordselt jube, et ma ei tea, mis AI seal. Minust ka LG mudelitel on, sa võid saada selle AI siis nii-öelda optimiseerimisega midagi, mis on tagasiminek. No vaat jah, ta oli nagu teistel brändidel, ma ei ütleks, et see AI keeras midagi väga hullusti sinna kohta, et LG puhul lihtsalt tõesti nii oli, et noh, kõigil täna on ju seda AI-d on seal jutu peale ja jutu alla, et nii Sonyl, Philipsil kui Samsungil, aga LG-l lihtsalt see AI heli oli nagu tõesti talumatult kole, et see oli esimene asi, mis tasuks kohe LG telekal teha, et panna mõni teine heliprofiil ja need kasvõi see standard või mis iganes seal oli täitsa kuulatav, aga noh muidugi, kui sa tahad ikka sellist filmiheli, noh siis igal juhul lisakõlar ei tee ju paha. Ja noh muidugi nüüd siis opsüsteemide pool, noh see ei ole OLED-iga ei oma selle mingit seost. Aga enne kui sa opsüsteemi juurde lähed, siis pildiga omab ju seost. Mina soovitan alati vaadata veel ka lõpuks seda ekraani värskendussagedust, et kas on 100 Hz või vähem, sest et see on oluline juhuks, kui sa näiteks tahad ka mängimiseks kasutada, sul võiks olla 100 Hz või rohkem, aga kui sa kindel, et su kodus ei mängita telekaga, siis sa saad juba OLED-i praegu ka minu teada LG soodsamaid mudelid on selle madalama sagedusega. No vaat need kõik kahjuks olid kõrgema sagedusega. Tegelikult need kõik toetasid ikkagi 120 Hz ja isegi siis selles nii-öelda VRR mängu moodis, mida nad toetasid ka enamike neid mängustandardeid, siis seal oli ka see kuni 144 Hz. Nii et tegelikult need paneelid kõik vilkusid väga ruttu, aga küll peab ütlema, et kui sa kasutad, kui sulle meeldib vaadata näiteks seal filme kaadrisagedusega 24 või midagi, mis on siis tõesti sellise kehvema kaadrisagedusega, siis tekib küll olukord, kus see OLED paneel on nagu nii
kuidas ma siis ütlen, ta on nii ergas, et valgus ju kustub ja süttib nii järsku. Et tegelikult, kui sa välja lülitad, siis kõik selle targa pildi silumise automaatika, siis see 24 hertsine või 24 kaadrine film näeb välja ikka päris selline hõre kuidagi. Et kui sa nagu kinos vaatad seda, siis nagu ma ei tea, kas siis silm silub ära või kuidagi see liikumine tundub nagu ühtlane. Aga OLED-i puhul ilma nende tarkvaraliste abimeesteta see 24 kaadrit nägi küll välja väga sakiline. Et siis pigem tasub seal keerata juurde ikkagi seda tarkvaralist silumist, mille puhul ka muide väga üllatavalt olid osad telerid palju kehvemad kui teised. Ehk et eriti selliste testpiltide liigutamisega Sony ja Samsung said nagu erakordselt halvasti hakkama. Ma ei teagi, ma tunnen nagu ennast kui nagu lollina, et ma lihtsalt vaatasin, kuidas nad seal liigutavad selliseid valgeid kaste, mis olid nagu testvideo, kus oligi tehtud puhtalt selleks, et vaadata, kui hästi siis teler tuleb toime nende vahekaadrite tekitamisega ja siis sellise sujuva liikumisega. Ja mõlemad Sony ja Samsung said sellega hakkama suhteliselt koledasti, et oli kaks varianti, kas ta siis hakkis, hüppas nagu sedasi nagu trepp edasi või teine variant on, et tekkisid sellised moonutused, nagu et sa said nagu aru, et kuidagi see pilt ujus, serv ei olnud terav. Et Philips ja LG mõlemad suutsid liigutada pilti hästi sujuvalt, et neid selliseid artefakte või selliseid töötuse tekitatud hälbeid oli tunduvalt vähem. Küll aga peab ütlema, et tavalises pildis jälle paljud inimesed liigitavad sellise ülisujuva liikumise, inglise keeles on isegi termin, see on see seebioopperi efekt, et see on nagu soap opera efekt, mis tähendab seda, et sul ei ole sellist filmilikku hägu, vaid justkui ongi selline üliteravalt ja ülisujuvalt liikuv pilt, mis ei jäta üldse sellist kunstilist filmi muljet, et kui sa siis nagu selle sisse lülitad ja põhja keerad, siis võibki juhtuda, et suurepärane siis kinoteos muutub kuidagi seebiooperlikult dokumentaaliks, et see oht on olemas, aga jällegi settingutega saad seal mängida ja neid kaadrisagedusi muuta ja loomulikult muuta ka seda, et palju see automaatika ja kui intensiivselt ta siis üritab seda kaadrisujuvust sul pehmendada. Nii et ma saan aru, et sinu uurimustöö tulemusi võib varsti lugeda kuskilt põhjalikumalt. Jah, seda võibki juba ilmselt lugeda, ta on küll veebruarikuu digi on see paberväljaanne, aga ega me täna ei tea palju enam paberi peal üldse midagi välja anname, aga veebis on ta ka kõik olemas. Kui huvi on muidugi, võib sealt lugeda läbi ja saab võib-olla miskit teada, aga ega niimoodi kokkuvõttena ega võib-olla saabuski tarkust nii palju, et sellise 4K ja HDR pildi jaoks OLED teler on väga-väga ilus. Tavatelepildi jaoks, kui te just seda päris pimedas toas ei vaata, võib-olla see erinevus ei olegi nii väga suur, sest see töötlusmootorid ja kõik see pool kehtib ka ju täpselt samamoodi teiste teleri ekraanitehnoloogiate puhul, et ikkagi tehakse ju puhtalt arvutuslikult neid kaadreid ja piksleid sinna juurde, et seal OLED ei erine oluliselt siis teistest tehnoloogiatest. Heli mõttes ka vähemalt selle seeria telekate puhul üllatus oli nagu hea ja opsüsteemidest mainida ära tasub, et Sony ja Philips on need, kes kasutavad siis Androidi ehk siis Google TV-d ja Samsung ja LG kumbki on oma opsüsteemiga ju endiselt Samsungil Tizen, kui LG-l oli vist WebOS, eks ole. Ja valiku mõttes loomulikult Androidil Google TV-l on lihtsalt neid asju kõige rohkem, et Sonyl oli seal veel ka oma teenus, kas oli Bravi ja Bravia Core, just. Mis mulle väga meeldis. Kus Sony enda sisu on siis ülivõrdes ja hea kvaliteediga ja vähem pakitud, nagu nad väidavad. Ja tõepoolest, kui sa oled tahad ülivõrdes hea kvaliteediga filmi, siis sealt Sony teenusesse tuleb, seda teistel televiisoritel ei ole. Aga Eesti äppidest on endiselt puudu siis Tizenil ja LG-l ehk WebOS-il on Telia. Küll aga Telia ise ütles, küsisin ka täitsa kohe allikast kommentaari, et kuidas see nii on, et kunagi Tizenil oli ju Telia äpp olemas ehk Samsungil ja nüüd siis ei ole. Aga isegi on teatav lootus, et see ka mingil hetkel tuleb, et vähemalt nad tegelevad sellega. Tõsi, LG puhul seda lootust Telia suunalt väga ei ole, et sellega on ikkagi lugu keeruline, et kui keegi tahaks siis Teliat seesmise äpiga vaadata, siis Androidiga teleritel on see kõik kenasti olemas. Jupiteri äpp oli kõigil olemas, Elisa äpp samamoodi
et ma veel jäin veel kinni sellisesse vanasse äppi Go3 ka. ja Go3 ka jah, et nagu leidsin sellise äpi nagu ETV, mis muide ka täiesti hästi töötas, aga tõepoolest võib-olla siis see kuidagi kattub Jupiteriga, et see on äkki uuem, seda ETV äppi ei olnud ka olemas siis nendel mitte Androidiga teleritel, mis iganes äpp see on, et ma siin koha peal jällegi sõltub nagu inimese vaatamisharjumustest, et kui teil on kodus juhtumisi digiboks ja te ühendate teleri siis HDMI kaabliga, siis loomulikult võib-olla see äpi pool üldse nii väga ei huvita, aga noh, võib-olla järjest enam on siis neid vaatajaid, kes tõesti kasutakski seda teleri sees, mis äppi ka kohalike telekanalite vaatamiseks, mis ei ole ju nagu halb mõte, et siis on see oluline, et see äpp seal televiisoris oleks, sest tõepoolest ega äppide valik ongi ju suur, kõik striimingu teenuse pakkujad on ju esindatud ja peab ka tunnistama, et seal mõõtmiste puhul, kui ma seal mõõtsin neid pildi heledusi ja muid asju, siis äppidest otse striimides oli kohati kvaliteet parem. Ehk et versus HDMI-st ühendades põhjuseid võib muidugi olla seal mitu, eks ole, et võib-olla oli seal sisendsignaaliga midagi pahasti, olgugi et kaablite osas pidi kõik olema korrektne, ehk et pigem tasub lihtsalt siis olla tähelepanelik, et kui te ühendate teleriga midagi välist, siis tasuks vaadata, et tõepoolest see väline jõuaks ka siis teleri sisse sama hästi, ehk et see ei jääks võib-olla siis kehvema HDMI ühenduse taha, võib-olla on kusagil mingi väljund vale, ehk et selliseid trikiga konkse võib seal esineda, et kui te võtate teleri seesmise äpi ja vaatate sealt YouTube'i, siis võite olla kindlad, et nii hästi, kui see parajasti sealt YouTube'ist tuleb, nii hästi jõuab see ka teleri ekraanile. Aga kui seda nüüd vaadata juba mingisuguse läbi mingi muu kasti, siis võib juhtuda, et see nii hästi ei jõua. Lisaan siia täpsustuseks siis juurde, et kes soovib seda Gleni suurepärast uurimistööd ja artiklit lugeda, mida mina olen teinud, see artikkel on tõesti hea, siis sel nädalal on liikumas või juba liikunud poodidesse ajakirja digi paberkujul ja siis Geeniuse veebi jõudmine võtab kuskil paar nädalat aega, sest et esialgu on paberajakirja lugejate väike eksklusiiv ja mõne nädala pärast peaks see ka Geeniuse veebis ilmuma. Väga hea reklaam. Minge vaadake järgi, sest OLED on see, mida vaadata. Aitäh selle eest. Aitäh kõigile kuulajatele. Meil on järgmiseks nädalaks ilmselt varus hulk telefone, mille kohta kuulete lähemalt. Kirjutage meile, aga hea meelega võtame vastu kõik kuulajakirjad, põnevamad loeme ka ette. Digisaade @geenius.ee on aadress. Just nii, pange see endale kindlasti ka kirjutage sinna, kui me mingisugust, ütleme faktilisi vigu tegime, et see on alati tore, et sest nagu näha, vaata, kui me rääkisime sellest, oli vist ERR-i äpp, eks ole, et see ERR-i äpp tekitas diskussiooni ja me saime pikalt sellest rääkida, kõik olid erutusid selle üle ja nii edasi, nii et me proovime ikkagi võimalikult ebatäpsed olla aeg-ajalt. Ja see on ikkagi kogukonna üritus ka, sest teie head kuulajad olete kogukonna liikmed ja panustate sellesse. Aga praegu ütleme kogukonnale aitäh ja järgmise nädalani. Kuulbett, alati mängus.